eks ole näha praegu kui vaadata väljakule, siis kolmene keskkaitseliin igatahes tulevikul on ja Kristjan Kask pani selle palli mängu. Beglarishvili, Vassiuk lõikas karistusalaspoole, aga tuleb sinna taha vasakule äärele, kus on Adžiri. Adžiri võtab 1-1 ette ja tuleb pall värava ette ja tundub, et Ritson pidi seal Pajenko tõuseb palliga ja lubatakse tal tõusta Beglarishvili. Uuesti Pajenkole, Pajenko on palliga karistusalas, mida teeb pall värava ette ja on juhkam see mees. Adžirilt pall taas sinna väga ohtliku tsooni ja nüüd on pall lahtine, ikka on pall lahti ja lõpuks on oma tööga hakkama saanud, sellepärast Levadial väravat ei ole, aga nüüd tuleb tulevikul kaugelt löök oli see. Adžiri, Vassiuk. Ja nüüd Vassiuk purjetab karistusalasse ja seal on ka tsenderduse koht ja pall on lahtine ja kuidas nüüd tuleb ette posti ja Kotenko pidi rusikatega sekkuma, pall jääb tulevikule. Herol uuesti, Vassiuk tal vastas, Herolilt tsenderdus karistusalasse, pääsetakse löögile, pall on lahtine seal ja napilt mööda tulevikule. Antonov läheb ise kaugelt löögile ja pall läheb väga napilt mööda värava. Oma vangerdused ära, et see mäng, et see värav kiirelt kätte saada ja siis juba paremini seda mängu kontrollida, aga vaatame nüüd, kuidas kontrollib palli Adžiri. Kas läheb ka karistusalast löögile? Läheb, seal on pall lahtine. Vassiuk, Roosnup, Allik on tal vastas, mida Roosnup teeb. Otsib keskele söötu ja pall tuli ka sealt Surahovskilt löök. Näeme, et tulevik kahe mängijaga läheb abistama, aga Vassiuk läheb ise läbi. Tuleb pall päris kaugele ja proovitakse käärlöök ja nüüd on pall värava eestada ja seda ta ka praegu ei teinud. Aga läheb Levadia rünnak edasi, Vassiuk lööb kaugelt ja Ritson puterdab ja lõpuks võitjat, olgu selleks siis normaalaeg, lisaaeg või penaltiseeria, Robert Kirs lööb ja nüüd Ritson. Ja Liivak purjetab ise päris pikalt ja Liivak purjetab ja Vassiuk saab löögile ja Vassiuk lööb ära. Levadia läheb juhtima 79. minutil ja Frank Liivak tegi selle värava ja Vassiukil jäi ainult jalg vastu panna ja korralik löök teele saata ja pall on võrgus ja Levadia sai oma tahtmise ja 10 minutit, natukene rohkem on seda mängu jäänud ja selge on see, et nüüd tulevik vajab. Ilits tõuseb palliga rünnakule, kas läheb ise ka löögile? Ei, otsib värava ette söötu karistusala sinna penaltipunkti juurde, nüüd teeb kaugelt löök ja napilt väravast mööda. Suudab palli endal hoida ja viib Levadia rünnakule Surahovski, otsib Vassiuk ja nüüd on Vassiukil löögikoht ja Vassiuk lööb 90. minutil 2-0 ja nüüd on see mäng tehtud. Nüüd on tehtud, Levadia sai teise kätte ja tulevikul jääb väga-väga vähe aega ja see kuulub juba võimatu missiooni alla, et siit koguni 2 väravat ära lüüa. Näidatakse küll, et teisele poole on väga magusa derbimängu. Kui tulevik ei ole me viimast sõna öelnud ja tundub, et ei ole, sellepärast, et siin kolistatakse veel latti. Vassiuk, Surahovski ja nüüd minnakse nurgalipu juurde. Ja ongi nii, see mäng siin Viljandi linnastaadionil on lõppenud ja Tallinna FC Levadia alistas Viljandi tuleviku 2.